oled tööl kogu aeg nende tekstide ja sõnade ja lausete ja ürituste keskel, et mul on niimoodi, et mul läheb paar päeva, ma pean lihtsalt chillima, et lülituda ümber. Ja seetõttu mul venivadki, et ma oleks võinud tegelikult 33 aastat vana, ma oleks võinud juba rohkem kirjutada kui need 2 raamatut. Aga lihtsalt see igapäevane töö nagu võtab nii palju energiat ja kõik ära, et seda ma kirjutasingi pühapäeviti, et alguses, et ma saaks lainele, siis paljudele on see üllatuseks, nad teavad mu muusikamaitset. Aga siis ma kuulan siin Jaan Tätte muusikat, millel on mega ilusad ja äged sõnad, eriti sellel laulul Hülgeviga. Hülgel oli Hülgeviga küljes, on ju. Siis ma kuulasin selle ära, siis ma panin klassikalist muusikat. Hans Zimmeri filmimuusika on hea, nagu siis see kaod ära siia käsikirja sisse, et see muusika aitab täiesti keskenduda. Et ilma klassikalise muusikata mul oleks olnud raske seda raamatut teha. No ühest küljest muidugi see võtab hästi palju energiat ja nõuab sellist pausi, nagu mina roosale ja teisest küljest ajakirjaniku tööõnnetus on ikkagi väga unikaalse kogemuse. Sa näed, ma ei tea, sa näed just nimelt elu ja väga erinevaid inimesi ja sa, see tramburai, mis sinu ümber käib, ma arvan, et paljud inimesed kadestavad sind. Sest et kui mõeldakse selle peale, millist elu elab ajakirjanik, siis just nimelt see on, mida sa räägid, et üritused, inimesed kogu aeg, sest ju käib, ma olen sinuga kohtunud Retrovesti, no näiteks, Bäkkaris. Just, et paljud jaoks on see olla unistus Bäkkaris. Et räägi sellest, kuidas see sinu kirjaniku töös aitab? No kindlasti aitab, et ja nii paljusid, ma olen töötanud uudiste osakonnas, ma olen töötanud meelelahutusosakonnas ja fotoosakonnas. Biggest mistake in my life. Aga tänu sellele ongi saadud nii palju täiet uudiste osakonnas täiesti tavalistel inimestel, ma ei tea, kellelgi visati kuskil savikoti aken sisse, läksin seda menetlema ja oleme käinud Teet Valsroosiga Arnot otsimas Hiiumaal ja avastanud, et Arno on vahepeal mandrile kolinud. Et me oleme nagu nii palju käinud ja teinud just nimelt mingid staarideks, aga päris elu käib ikkagi kuskil väikestes kohtades, kuhu jumal tänatud, kui ma olen sattunud. Et need glamuuriüritused on kõik toredad, aga mulle meeldivad rohkem need päris inimesed ja päris situaatsioonid. Üks minu lemmikküsimusi ajakirja Kroonika intervjuude varasalvest on see, kui nad kunagi intervjuusid ühte näitlejat, kes oli pärit Rakverest, alustasid intervjuud küsimusega, et kas oli ka raske Rakverest välja murda. Ma küsiks sinult, kas oli raske Võrust välja murda? Alati, kui mul seda küsitakse, siis ma ütlen, et see päev, kui elekter karjusest ära läks, panin jugama. Aga see on tegelikult päris suur kultuuriline šokk, ma võin seda kinnitada, sest ma ise olen ju ka väikelinnast, veel väiksemast linnast kui Võru pärit, eks ole, kus siis oli, kuigi Tartu on vahepeal vist selline meeldiv vahepeatus, et ennast linnaeluga kurssi viia, aga ka Tartu... See on valgusfoorid. Jaa, ära sa ütle, Otepääl on ka valgusfoor, see ehitati juba sinna vist 80. aastatel, oli Lõuna-Eesti väikeasulatest ainuke, kellel oli valgusfoor. Aga Tartu on ikkagi võrreldes Tallinnaga veel midagi muud, et mis sina ütled selle kogemuse kohta tulla, ütleme, sa kolisid Kolli Võrust Tallinnasse, aga kui sa mõtled enda tee peale, kui lihtne või huvitav või keeruline see on sinu jaoks ja kas üldse on lõppenud? Nagu ma esimest korda siia tulin ja üritasin nagu ülikooli läksin ja mõtlesin, et miks trammipeatuses on ühe kellaaja taga mitu aega. Et kas tõesti kuskil mitu korda ühe tunni jooksul. See oli minu jaoks täiesti silmi avav. Teine hetk oli see, kui me ostsime auto. Siis ma mõtlesin küll, et kui keegi nagu tuleb sealt välja ja peksab kurikaga mu esiklaasi, ega ma nüüd ma paremini ei sõida muidugi. 13 aastat olen siin sõitnud, aga ikka ilma GPS-ita ei sõida ma mitte kuhugi. Ja iga kord, kui abikaasa kõrval, mis tal on midagi öelda mu sõidu kohta, nii et Võru kombed. Sa GPS-iga suhtled ka? Ei. Ma alati ime, kui naine käsib alati selle kinni panna, ma ise ei rooli muidugi, aga ma alati veediks, et ta räägiks, sest ta on nii huvitav, ta käitub sellise tüütu abikaasana, kes hakkab kogu aeg korraldusi kuhu minna ja mida teha. Kas see on omamoodi vaim? Kas masinatel ja elektroonilistel seadmetel on ka vaimud ja tondid ja netid ja kogu see kupatus, mis on sool? Ei usu, aga GPS-i saab panna, mul abikaasa pani GPS-i järve häälega rääkima. Nii et see on tore, aga ma ei tea. Minu arust see tehisintellektika ei jaga soopaganatest midagi. Seda saab ainult inimene välja mõelda.
või kui sa oled kirjutanud raamatu Soopaganatest. muide, sa oled mingis mõttes jätkad sa väga olulist sellist rida Eesti kirjandused, mis hakkab peale juba kusagil Juhan Jaigist ja nendest varasematest Eesti rahva ainetel pärinevatel kunstlugudel. Kas tema ka ei olnud Võrust? Oli küll. Ja näiteks näkkidest on kirjutanud Enn Vetemaa ju põhjaliku uurimuse. Et see näkki teema on see midagi, mille juurde tuleks ikka jälle tagasi. Miks inimesi paljud ei tee mingist naisest, kes elab vees ja kellel on kalasabal? Jaa, ma ei kujuta ette. Kõige hullem on veel see, et kui sa leiad laudtee pealt mingi ettekese, siis see võib näkk olla. Kui sa võtad selle kätte, seda on vist ka uuritud, see on teaduslikud faktid, mis ma teile praegu siin räägin, ma ei tee teile nalja. Leiate mõne ette ja siis panete selle taskusse ja siis nagu sosistab sulle, et ole nüüd laukas ja siis see ilus kaunis naisterahvas punaste juustega kardab sealt välja ja ongi korras. Vaadake ette. Seda ma ei teadnud. Kas meil on küsimusi tekkinud meie vestluse esimese paneeli käes? Küsimusi, täpsustusi ja vahelõiki? Kui ei ole, ma küsin kohe sellise erapooletu uudis, mis seal foto toimub see sul? No pane üks kirjanik fotoosakonda tööle. Nii päris hirmus. Aga sa ei vasta kui küsimusele kollaka. Sain ikka juhtus, ei läinud hästi, aga õpetas palju. Kirjutada tahtsin aga see oli positiivne, et me saime käia tänu sellele Katarinaga Kiievis Eurovisioonil. Kas te laulsite seal või? Jaa, Veroonat. Väga lahe. Mitmeda kohade saite? 7. Väga tubli. Aitäh. Jaa, aga tuleme raamatuga tagasi. Miks sa kirjutad kokku Soosaladust? Siis ütleme, et õige kirjareeglid, kas sul näiteks toimetuses keeled? Istub siin esireas, kogu aeg õiendab, et ma täppi ei kasuta. Aga sellel on kindlasti mingi mõte? Ma ei tea, on ju ilus? On ja jälle salamärane ka muide. Ja tegelikult see on uus sõna, millele oled sa loonud, aga mida see sõna, mida see tähendab? Ta ei ole nagu see salat, mis on soos. Ta ei ole ka päris see, mis, võib-olla see ehe, mis sa leiad sealt kuskilt ja see on midagi ehe, mis see võiks olla? Igaüks peab lugema raamatust, siis ta leiab, ma arvan, igaüks leiab ise oma soosaladust. Ta vist on ikkagi selle noorpaari sees või vahel või kuidagi, siis tegelikult kõik raamatud või kõik lood ju on, millest nad räägivad. Nad räägivad ikkagi ennast sellest, kuidas inimesed kas kokku saavad või koos on või lähevad lahku, et see on ju igipõline huvitav teema, mille juurde alati tuleb. Miks see tundub meil alati iga uue tegelase vahel alati uus ja huvitav? No inimsuhted ju, me kõik oleme mingites suhetes, sõprussuhetes, me oleme sõbrad, me oleme tütred, me oleme naised, mehed, ma ei tea, et see on lihtsalt midagi, mida igaüks elab läbi, suhted, et siis sa tahad tahes-tahtmatu teada, et kuidas teistel suhted on. Ja sellepärast ma pikkisin siia ühe narratiivi liinina siis nii-öelda ühe noorpaari suhte. Et see annab tegelikult ka noortele nagu midagi lugeda, et ma siin vastandan hästi nagu noori ja siis vanaisa ja vanaisa on noorte peale vihane, et nad külas ei käi, mu ema on mu peale vihane, et ma nii harva külas käin. Et see nagu lõputu jaur, aga see on igas perekonnas. No see nii on paraku jah, aga see noorte teema on selles raamatus tegelikult huvitav. Ja kui me räägime, kui vanad nad on, see päris, nad on 30. Kujutasin ette, nad on 27-28. See on kuskil, et see on ühest küljest on nad ju noored ja teisest küljest on see juba see alus, kus teoreetiliselt juba, eks ole, võiks olla nagu mingisugune, need nii-öelda eluetapid ju kuidagi inimestel on ühiskonnal mingi väljakutsed ja nii edasi. Et mulle tundub, et üks keerulisi asju, mis tänapäeva noortele valmistab küsimusi, mille puhul kirjandus ja üldse lood, jutlustud või kirjavatud lood on aidata on küsimus, et see, kuidas tulla toime suhetega, mis asi see suhe on. Sa mainisid nüüd suhe on paar Telliskivis, aga pandi kinni, ma saan aru. Õnneks, Elise kahjuks. Jah, aga need suhted jäävad. Nad
vist ehitavad sinna midagi asemele, aga see kuhugi mujale kolib ümber, aga see pole antud, kui meie pole suhted, teie suhtlisele ja vaadab kuidas Lauri Läänemets kui Elevise peoparkaldab, see ei pea selle peale kuretsema. Lähme lihtsalt Läänemetsa järgi. Läänemetsa järel, lähme just nimelt. Oled sa mõnda poliitikut või kedagi vahel nii-öelda nagu jälitanud järele? Ei ole, aga küll ma olen Taavi Rõivaselt küsinud, miks ta kanepit ei legaliseeri. Ja mis ta ei vastas? Et talle ei meeldi narkootikuid. Jah, et see, ma nüüd ei teagi, mis see jutt nüüd sinna läks, aga sinna ta läks, aasta seal on, meie tuleb ikkagi ära, sest see on suur raskus rääkida asjadest ka nii-öelda kergelt minu meelest, mida sa teed. Sest väga lihtne on suhete lugudes minna nagu sügavale ja see teema ongi tõsine sügavale ja väärikale sügavale minekut, aga suur väärtus on küsida nii-öelda nagu nähtavate asjade pinnal ja näidata sealt seda, mis seal all on midagi peegeldusena. Minust sa valdasid seda mõista väga hästi. Aitäh. Tõesti läheb korda, kui sina seda ütled, siis sina oled kirjandusminister. See on tead... Sina oled ka poliitikas, ma peaks sind jälitama täna õhtul. Jaa, see on selline ise hakanud termin, et selles mõttes seda ei maksa võtta tõsiselt, et see on ja ma usun, et kirjandusminister, vaat see on sotti. Ma ei tea, hästi ilus, aga mis see on. Aga nüüd sa selle ministri hästi tegi komplimendi ja sul kadustab üle. Aga tõsi on ka see, et kompliment ongi väga keeruline vastu võtta, on ju? Eestlastel on ju. Sest sõimamisega sa saad kuidagi hakkama, sest võtta seda enesesse, kui keegi siin sõimab mõtleb, nagu sa seda rääkida, aga see kompliment tuleb ju läbi. Samas on see nii tore, kui see on esimesel raamatul võiks väga hästi minu meelest. Ja mitte ainult sellepärast, et Kersti Kaljulaid seda kiitis, vaid see oligi tore raamat, see võeti hästi vastu. Minu info on see, et ta on raamatukogu ilmselt lannutanud seda loevad. See on näiteks info. Ja seda ma tean, sest laenutushüvitis tuleb aprillis. Aga jaa, tegelikult mul on natuke kahju, et ta nii-öelda see koroona aja laps, eks ole. Et ma oleks samamoodi tahtnud teha esitust ja võib-olla sellest raamatust rääkida ja siis tänapäeva kirjastusest toimetajates ka, et see on väga hea raamat, aga kahjuks nagu inimesed ei leidnud seda ülesse. Et võib-olla nüüd, kui teine raamat tuleb, siis kellel on aega ja tahtmist saab lugeda esimest ka. Kasutan ilus, et ma nagu mõtlesin, meid jälgivad rahvaraamatu vaatajad, nüüd vaatavad õhtulise video vaatajad. Ütle midagi ka esimese raamatu kohta, mis ta oli ümber ahju paremale, eks vist? Jah, ümber ahju paremale. No nüüd ma vaatan, et mul on selline muster, et ma peategelase annan talle mingi teistsuguse hääle, et siin raamatus räägib siis peategelane luulevormis, sest ta on siuke low-key genka vibe. Ja eelmises raamatus ma mäletan, käisime Gretaga trennis ja siis ma küsisin ta käest, et kas peaks panema tegelase nagu Võru murrakus rääkima või? Aga mul oli juba raamat praegu valmis tehtud ja siis ma mõtlesin, et issand jumal, kui ma 222 lehekülge ümber tegema ja hakkama nagu otsast peale võru keelde tõlkima. Ja ma mõtlesin, ma võtan selle ette sellepärast, et Võru murre on nagu hääbumas, mina räägin seda, sellepärast, et minu ema ja isa kodus kõneleva ainult võro kiilet kõnelas ja ainult väljavalt siis, kui isa on natuke napsu võtnud, siis ta teen härrast räägib eesti keeles. Et ma mõtlesin, et tegelikult nagu Võru murret on mega lahe, et teen selle ponnituse, istun mõni kuu seal raamatu otsas ja panen võru keeles rääkima ja nüüd mul on mega hea meel, et ma tegin seda, sest tegelikult paljud kirjanikud ei oska murrakuid, et minu jaoks tegelikult see on minu tugevus ja võib-olla on isegi natuke kahju, et siin keegi Võru murrakus ei räägi, aga võib-olla kolmandas raamatus siis jälle hakkab pihta. See on huvitav, mida sa ütled, et see Võru murrak tuli sinna alles lõpufaasis sisse, sest see tundus väga orgaaniline, et see nagu muud varianti ei olegi Võru. Jah, Võru murrak on Kauks Üllemigi lõppu Võru kirjalik vist siiamaani, kuni sina tema tiitli võtad või? No, päris tiitli võtmiseks vist. Jan Rahman ütleb Võru. Palju rääkida natuke Võru, selles mõttes, et see ümber ahju paremale, seda soovitust tasub võtta tõsiselt. Jah, tõesti, see koroona tegi palju alga ja mankis raamatud enda alla ja ma arvan, et leikas ega see üles, et räägi Võru kirjandust natuke. Sest näiteks ka mina ei oska Võru murrakut. Aga sa oled Otepääl on üldse Tartu murraku Otepää nagu alakeel, et need ei ole üldse Võru keelega sarnased. Mul kadunud vanaema rääkis Võru keelt, aga ma ei tea, siin on millest arutada.
ma ei teagi, kontra see paneb nüüd läti keelt. Aga ma ei tea, ma võin sulle siis Kreutzwaldist rääkida. Mõtlesin, et kui sinu jaoks on võru keel elava keel, siis näiteks paljude võru, nagu läbinisti võru keeles tekstid, et mul on see probleem, et ma ei saa aru ja ma olen tundnud mõtet, et neid võiks tõlkida eesti keelde. Selle ahjuraamatuga millegipärast seda tunne, et tekkinud, sest ta oli nagu kakskeelne. Kakskeelne, jah. Et seal seda öelda, kui on tekst läbinisti võru keeles, siis on see juba nagu tavalise eestlase jaoks mõnevõrra keeruline. Kui palju sa ise loed ja mis raamatuid sa loed? Noh, kui sinu töö, kirjaniku töö ja koera kasvataja töö lugemiseks aega jätab? Rääkides võru keeles, siis isa alati, kui ma käin Võrus, siis isa paneb mulle kaasa Umalehe. Kunagi ma ei pääse sealt minema, et ma Umalehte kaasa võtaks, siis ma selle loen alati läbi. See on siis võrukeelne leht, on küll mingi 4 külge kokku, aga seda mul on kogu aeg. Aga muust kirjandusest, ega nüüd ma leidsingi tee ilukirjanduseni paar aastat tagasi jälle ülesse. Mul ei olnud aastaid ilukirjandust lugenud. Ma lugesingi neid populaarteaduslikke tekste, mingi artikleid ja igasugu muud crappi Netflixi ja mõtlesin nüüd, et kui sa ei loe, siis sa tegelikult ei oska kirjutada ka. Et nüüd ma kevadel võtsin ennast kokku ja lugesin ära Meister ja Margarita. Esimesed 40 lehekülge lihtsalt apid lõid peast taldrikke kokku. Aga siis hakkas toimuma. Et mul on hea meel, et ma seda nurka visanud. Ja lõpus mulle täiega meeldis. Mulle meeldis täpselt see saatana pall ja mulle meeldis, kuidas inimesed tulid sinna võllapuu otsas ja see kõik oli nagu nii kole ja sünge, aga samas lõbus. Nagu elu. Seda on jah, aga mida sa ütled, et see on ammu teada asi, et noored ei loe eriti raamatuid. Ise nagu Marus olid ise samadugune noor kaua. Aga tegelikult noored võiksid ütelda raamatu. Ma loodan, et igaüks leiab midagi, kas või mingi väikese võiduraamatu, aga nagu midagigi. Jah, aga kas seal on üldse meedet, sest sa küsitakse hästi murelikult, et mida teha ja ohates hästi kurvalt. Ja see ongi tegelikult kurva teema, sest et kui loed eestikeelseid raamatuid, siis kogu keelele ja kultuurile teeb see tegelikult kahju. Aga selle vastu ju head nagu abinõu ei ole. Ükski noor ei hakka käsu peale lugema. Jaa, aga ma arvan, et kui raamatutest teha näiteks TikToki videoid, mida meie Pärgal siin, kes praegu magab esireas, mida tema teeb, et siis me jõuame noorteni, sest me tegime soosaladusega samamoodi, et meil on Õhtulehe TikTokis mingi 55 000 jälgijat ja seal on hästi palju noori. Ja tegelikult siin raamatus on noortele ka midagi. Siis me tegimegi Pärbeliga niimoodi, et me läksime varahommikul Viru Rappa ja me võtsime kaasa fotograafi Remo ja võtsime kaasa Halli koodi lina ees. Me tegime Remo kummituseks. Ja siis me tegimegi seal mingid sellised pool naljakaid klippe, ise ka naersime ja Pärbel ajas näkke taga ja värki ja päris palju vaadati. Instagramis vaadati ka mitukümmend 1000 korda. Et ma arvan, et läbi õige reklaami ja läbi liikuva pildi sa jõuadki noorteni. Et kui teised ka planeerivad raamatut välja anda, siis ma väga soovitan, et tehke mingeid ägedaid videoid. Sest nüüd ma vaatasin mingisuguseid, see oli ju teema ainult raamatutest, ma vaatasin mingisugust reitingut, televisiooni reitingute neid tabeleid ja noored ei vaata ka televiisorit. Et ses mõttes need numbrid on täiesti kadunud, et see kuidas üldse me saame või kuidas üldse meie kultuur ja meelelahutus, ütleme muusika saab noored kätte, jälle suurusest tänu TikTokile ja asjadele. Tänu sellele, et sa Rahva Omakaitse sinest ja Ferrarit näitad. Ma arvan, et Rahva Omakaitse võib-olla mõjutab, aga tegelikult mõjutab suured raadiojaamad ja mõjutab just need TikTok ja nõnda edasi. Et kuidas, sest vist on ka ainus viis teha just nimelt selliseid väga lühikesed inimeste tähelepanu käitled ja võib-olla huvi arendavaid just nimelt selliseid väikseid asju, kas teile mingi suurem huvi? Jaa, telekanalid on ju ka kõik samamoodi TikTokis. Et ei piisa neile sellest telekanalist, kui sind TikTokis ei ole, siis sind ei ole olemas. Kuidas sulle tundub, kuidas üldse elab, me oleme rääkinud kirjandusest ja meelekultuurist, aga kuidas Eesti meelelahutusega? Kas Eesti meelelahutus elab hästi? Sina Õhtulehe ajakirjanikud käid ringi, kaardistad neid asju, intervjueerid ja oled kursis. On tal nagu hea aeg, on ta nagu selline ka niivõrd kuivõrd? Ma ei tea, kui sa võrdled mingid ajalehti
15 aastat tagasi või nüüd, siis inimesed on nii ettevaatlikud, mida nad ütlevad, kus nad käivad, kellega nad räägivad. Kõik on hästi teadlikud ja kontrollitud, et just nimelt nagu saada läbi närida sellest maskist, mis siis meelelahutaja või kuulus inimene endale ette panna, et see on järjest raskem. Kuidas seda usaldust võtta, et nad näitaksid oma päris palet, et jah, et see on muutunud, et varem oli mingi tavaline, et staarid pidudel tegid mingeid asju ja meie tegime artikleid ja kõik olid rõõmsad, nagu puu ja sammal sümbioosis. Aga nüüd ikka otsi tikku tulega taga, kui see peavad olema head allikad ja hea nina, et siis leiad seda õiget asja, aga järjest rohkem on sellist pealiskaudsust minu meelest, meelelahutus ka. Aga siis ongi jällegi sobiv hetk küsida, kas nüüd meie teise vooru järel on tekkinud inimestel küsimusi, ettepanekuid, kaebusi, kindlasti on seda nii palju ajakirjanikke, hakake küsima. Noh, aga noh, need on niisugused Eesti ajakirjanikud, tegelikult jah. Aga no vaatame, kas on või ajakirjanik, kellel on küsimus. Suurepärane toimetus. Ei, no, vaata, teine asi on ka vaata see, et igaüks oskab küsida küsimuse näiteks Kristen Michalilt või Eston Kohvrilt. Eston Kohvrilt küsitakse ka muidugi, see on selge, see kõik ei tea. Kus sa käisid? Kus sa käisid kukeke? Aga küsida näiteks kolleegi käest või ajakirjaniku käest on keeruline, kuidas sa suhestud oma kolleegidega, sest tegelikult on nii, et see võib-olla ei paista nii välja, see ei tundu nii olevat, aga minu mulje on see, et kõik inimesed, kes kirjutavad, varem või hiljem leiavad ju nagu kursi või tahavad minna ikkagi just nende ajakirjanike teksti juures kuhugi edasi. Mingi suuremate formaatid on, et siis suuremad intervjuud, suuremad eluloraamatud, romaanid, mis iganes, et sina oled ju selle sammu astunud, mis nõus oma kolleegidele annad. Kas ajakirjanikud on õnnelikud tehes neid nii-öelda ette nähtud formaate, mis sellest räägitakse jõudluslugusid, kui mitu nagu lugu sa pead päevas tegema ja see võiks olla see kõlab kohutavalt. Noh, et mida sa ütled oma kolleegidele näiteks õpetuseks või eeskujuks või nõuandeks? Kindlasti alati tasub kõrgemale ja kaugemale sihtida, et muidugi viskab mingi aeg kokku, et kui sa oled noor reporter, teed, mis toimetaja käseb ja julge midagi vastu öelda, siis üks hetk ajad selja selgeks, et mina ei tee enam seda, ma tahan nüüd seda teha. Ja noh, kuna sul on tööriist kirjas hulk on olemas, kui sa oled ajakirjanik, siis miks mitte teha ilukirjandust, kui vähegi jaksad ja jõuad. Nii et väga-väga soovitan teisi žanreid proovida. Muidu hakkab ju igav. Sest öeldakse ka seda, et ega ajakirjaniku tööd ei saagi nagu väga kaua teha. Jah, hallid karvad tulevad. Väga varakult. Aga mis need hallid karvad toob? Kas see on see tempo? Või need suhted, palju sa tunned stressi, et ütleme, et sa suhted kellegi, teed mingi loo valmis ja siis tead mingi tagasitee, järgnedega mingi torm, siis keegi helistab, mis iganes. See lõputu nagu kamma jaa, mis järgneb või kavaseb iga looga? No mina olen küll ei ole mingi megavana, aga nii palju on, et allikatega enam stressi ei ole, vaid kuidagi vabalt võtan seda, et ongi mingi võnge, another day at office. Aga palju hullem on, kui sa pead näiteks juhtima ajakirjanike tiimi. Et siis on küll stress, sellepärast, et suurte kunstnike ja egode ja main characteride juhtimine, see on juba omaette kunst. Et pigem nagu suhtlusallikatega on chill, aga suhtlus teiste ajakirjanikega not so much. Ma ei ütle midagi. Aulkasvus, aga tegelikult on tore ka nagu tõesti Õhtulehe toimetus on mega kokkuhoidev ja ma ei kujuta ette, et ma mingite teiste inimestega töötaks, sest nagu meil saab nii palju nalja. Andrus Kivirähk ütles, et Delfis nagu peod on siuksed veidrad, et kõik on nagu oma ette, aga kui meil on pidu, siis kõik on diivani peal ja võtavad, mis büroojuht toob. Mind üldse üllatab, et Andrus Delfi pidudel käib, see pole suur uudis. Võib-olla ta ütleski, et sellest ta ei lähegi. Aga Õhtulehe pidudele väga soovitan tulla. Kuidas see Õhtulehte üldse sattusid, kas oli, oli see... Haarav lugu. Ja, näegi, see on haarav lugu. Haarav lugu on selline, et ma olin siis Tallinna Ülikoolis ja siis vaatan, et mulle kirjutab Messengeris mingi vene nimega Pervert Šmutov. Läksin ema juurde, ütlesin, vaata, mingi vene mees kirjutab mulle Tallinnast, ei tea, mis ta tahab. Ja siis, kas võtan selle message requesti vastu ja kõik olid mingi, ma ei tea, veits kahtlane on ju.
siis teen lahti, vaatan, tere, mina olen Mart, mis puudutab, ei olnudki Pervet, oli hoopis juht ühe veebiosakonna juht. Ja siis ta ütles, et ülikoolist siis mingi õppejõud oli öelnud, et ta oli küsinud praktikante ja siis keegi oli soovitanud, et mina sobiks sinna ja näe ime, et sobisingi. Et niimoodi ma sinna tööle sattusin, et hea, et ma selle ikkagi lahti tegin, sest Võru tüdrukule mingi vene nimega, see on kahtlane. No vaata, see on jälle lugu sellest, et kas oli raske Võrust välja murda, et jah, nii see on. Tegelikult on ka vist niimoodi, et kui sa olid laps, alles koolilaps, käisid koolis, otsisid alles oma lõpetasid kooli, mõtlesid, mida elu vedada. Milline oli sinu ettekujutus, kas sa nagu arvasid, et sinust, kas sa teadsid, et sinust saab kõigepealt ajakirjanik, siis kirjanik ja nõnda edasi, oli sul mingisugune ebamäärane nagu minek, et täpselt ei tea, vaata, mis elu loob edasi edasi? Ma ei tea, ma olen suht alati teadnud, mis must saab või nagu mõni on niimoodi, et ta ei tea, mida ta õppima läheb. Ma teadsin kohe, et ma tahan töötada ajalehes ja siis ma teadsin, et ma tahan anda välja raamatuid. Ma mäletan, et 11. klassis pidi tegema uurimustöö ja siis ma uurisin Kroonika esikaasi. Panin kõik kroonilised, mul käisid seal meediasuund, meil oli meedialoeng, midagi oli seal ühesõnaga. Ja siis jah, hakkasin kohe oma ajakirjandust uurima ja kuidagi nii põnev tundus. Mitte, et ma unistasin, et must kõmu ajakirjanik saab, aga lahe. Aga mis oli sinu esimene tekst, mille sa kirjutasid, kui vana sa olid? Ja ema aita välja. Ei, esimene tekst kodus. Ma ei tea, aga ainus asi, mis Emps on mulle rääkinud, ma õppisin niimoodi lugema, et nad tahtsid õega vaadata Seebikat, aga samal ajal striimis mingi kanali pealt, TTV pealt Muumitrolle. Ja siis ema ja õde kogu aeg valetasid mulle, ei, täna ei ole Muumitrolle, täna ei ole Teletupse, kõik on canceldatud ja siis ükskord ma lihtsalt läksin telekavaga, mida annab nüüd Õhtuleht kirjutas välja lool. Läksin telekavaga ema juurde, ütlesin, näe, Muumitrollid, valetate mulle. Ja siis ema, et asja, mis juhtus? Et jah, tänu sellele, et mulle valetati juba lapsest saati kodus, olen ma praegu siin. Mis oli esimene tekst, mille sa kirjutasid? Kas sa kirjutasid käsitsi paberile või kirjutasid juba tollal telefoni? Kuidas see sinu alguses? Ma ei tea, sinna samma telekavasse ma sodisin hästi palju raamatutesse. Ma võtsin suvalisi raamatuid riiuli pealt ja lihtsalt sodisin sinna mingi kanavarbeid sisse. Ja siis mu isa on täielik koomik, ta armastas raha panna raamatute vahele pettu mustadeks päevadeks. Ma sodisin neid raamatuid, vahepeal leidsin 100 krooni, 500 krooni, et nagu tasus ära. Vaat see on nüüd õppetund. See on õppetund, et hoidke raha hoiukassas. Enamik raamatuid meil kodus on lihtsalt minu täis soditud. Nii, kui aga Keidi on hästi tore on sinuga juttu puhuda ja see tänasest õhtust, enne kui ma annan sulle õnnesoovijate ja autogrammiküttide meelevalda, tänasest õhtust tuleb tegelikult meeldeta paar asja. Kindlasti see, et soosaladust tuleb lugeda, siis selle ümber on ju paremale tasub kindlasti lugeda. Kolleegid võivad võtta Keidist eeskuju, et alati tasub proovida midagi veel. Ja kuidas sa oled, kas sa päriselt oled tonti või vaimu näinud, sina ise? Ma olen kuulnud, näinud ei ole, aga kuulnud küll olen. Kus kohas? No Võrus on meil 120 aastat vanamaja, see oli seal esimesi maju ja siis seal elas nagu hästi palju inimesi, perede kaupa. Mu ema just ükspäev rääkis õudusjuttu, selleks me peame vist eraldi tegema õudusjutud Keidiga kolmapäeva õhtuti kell 6. Aga siis meil seal elas hästi palju peresid ja siis seal toas, kus mina elasin, elas mingi vanaproua ja siis juhtuti vana Raive käis plaksutamas seal. Lihtsalt ma olin arvutis, reidis ja MSN-is ja korraga kuulin. Lihtsalt niimoodi plaksutas, aga ma ei tea, võib-olla see oli nahki. Aga mulle meeldib mõelda, et see oli toit. Mina mõtlen vahest, kui mul koer niimoodi hästi rahulikult magab ja hüppab äkki püsti. Ma mõtlen, et toit või vaimid. Soovagan. Või soovagan. Kas sinu koer teeb seda? Õnneks mitte. Ma oleks väga mures, kui ta teeks niimoodi, kui ta võiseks. Kuna selle soovaganate toitidega lähedal seiseb isik, siis ma arvan, et sinu koer saab ka nendega varem viiletustavaks. Tõesti. Küsimusi nüüd, viimane võimalus, näed, käsi tõusis. Hästi.
ma ei anna intervjuusid. Okei, kui teavitab teada, aga kas mu võru keeles on võrdsed ja näed ühe nagu siis teine, et mis on su lemmik Harry Potteri raamat, osa ja nii toredad küsimused. Võru keeles ma mõtlen küll, siis kui ma Võrus olen, siis ma räägin seal, sõpradega räägin, vahepeal mehega kodus räägime, kui nad on ka Võrust, siis räägime ka omavahel võru keeles, eriti kui me mingit tööd teeme, mingit remonti või mingit nemedat tööd, siis tuleb see Võru murrak tuleb ise tuust välja lihtsalt. Und ma Võru murrakus ei näe õnneks, sest muidu saaks nii palju puutähti, et järgmist üles. Lemmik Harry Potteri osa on ikkagi esimene siis, kui Hagrid tuleb ja ütleb You're a wizard, Harry, sest mina siiamaani ootan enda kirja sigatükasse. Ma ei tea, kelle käes see on, aga kui on, siis on kirja. Ja film. Ma arvan, et esimene film ka, sest kõik esimesed asjad on nagu toredad ja värsked ja panevad mõtlema, et äkki ongi kuskil niimoodi maagiat. Teil on praegu ainuväärne võimalus Keidi käest küsida säärase asju, mida tööl kunagi lihtsalt ei saa küsida. Palka juurde. Kas sinu käest küsida, et sa palka juurde? Paraku küll. Miks? Ma ei saa aru, miks mille eest nagu. Ma ei tea, küsige veel keegi midagi. Mul on nüüd ikka väga keele küsimus. Et kas sa seda kasutad nagu selleks, mida ma midagi väga no need, kellega ma tavaliselt kellegi taga räägin, ei mõista Võru murraku, nii et paraku ei seal valdkonnas ei saa kasutada. Aga Võru murrak on väga äge, ma võin kõneleda sulle siin küll natukene, Katariina. Mun kunna umma. Aitäh. Palun kiirelt õpetada. No nii, veel on võimalus küsida Keidi käest. Nii tagasihoidlikud. Isegi härra Marko Tasane ei küsi midagi. 29.90. Hea Leetu, kas Toomas peale tulevad paremad inspiratsioonilindusid mitte kas Kohmas? Kohmas pead sa joos palju järele. Ei, ma ei tea, kust sellised küsimused tulevad. Keegi ütles ju, et kirjuta purjus peaga, toimeta kaine peaga. Taga on käsi. Siin meie küsimus. Keegi kallis, aga pidi tulema ju raamat ümber ahvile vasakule. Kuhu see jäi? Ma esimese osa järgmine. Ta lubas ise. Ega ta tulemata jää. Loodan. On antud lubadus välja, siis see on... On vanne antud leping sõlmitud. Ja just käsi tõusid. Keegi sulle alati meeldib valmis kirjutada, kui palju teed raamatust sa valmis kirjutasid? Valmis ma, kusjuures ma teen küll nootse ja vahepeal räägin selle kolleegidega segastel põhjustel. Sellest raamatust vannis vist ühtegi rida ei ole, aga ideid kindlasti tuli valmis. Kellel siis soojas vees ideid ei tuleks? Koos elektroonilise vahendiga. See ei ole väga tuleohutu. No ma ei soovita seda kodus järele proovida. Rüstriga valmi roniga. Kui nüüd küsimusi tõesti ei ole, siis ma ütlen ka seda, et tegelikult on nii, et kõik küsimused, mis tekitab raamat, ka need küsimused tegelikult ka raamatust saate vastused. Sest et hea raamat räägib lugejaga ise ja ilmselt iga inimene loeb seda raamatut ise moodi, nii et üks on see raamat, mille sina Keidi kirjutasid. Aga igaüks, kes seda raamatut loeb, tal on hoopis oma lugu ja see ongi kirjanduse võlu. Mul on praegu võimalik öelda maagiliselt lõpusõnad. Jah, siis kui ma käisin Andres Kivirähki raamatu esitusel, siis ta ütles, et lugemine on nii intiimne tegevus, et tema mingit raamatupoes ei hakka ette lugema, et igaüks tuleb ise ja ma arvan sama, et igaüks võtab endaga kaasa siit mingi lemmiktegevuse, olgu ta siis näkk või soopagan või hoopiski noor IT-mees või hoopiski vaim, kes tuli linna elama või hoopiski nõiakass, kes ühe hea loitsuga muutub pehmeks padjaks. Nii et ma loodan tõesti, et leiate endale siit midagi ja
veel kord aitäh, et te tulite. Nüüd ma annan su autogrammi kõikide meelevalda daamid ja härrad, Heidi Raat. Nüüd on vabas vormis suhtlus.